Nagu te nähtud lõigust ise ka märkasite, on väga mõistlik kasutada taluõue peenrapiirajatena meie vanade esiisade kombel kas või pajuvitsasid. Aga meie esiisad oskasid väga leidlikult ära kasutada ka sellist meie oma maapõue pakutavat materjali, looduskivi, nagu meil seda on paekivi. Ja nüüd hakkamegi vaatama lähemalt, milliseid võimalusi pakub paekivi müüridega aia liigendamine. Siin Nõmme metsaaluses aias on maastik küll eriti vaheldusrikas eri vormidega. Siin on hästi mõnus olnud mängida selliste müüridega. Mis selle siis põhivõtmeks või reegliteks on, kui sellel üldse reegleid on? No reegleid on täpselt nii palju, kui arhitektuurireeglid on. Aga võib-olla ennekõike reljeefne maastik annab võimaluse luua erinevatel tasapindadel istutusalasid. Ja mitte ainult istutusalasid, vaid ka kõik muud alad võivad olla reljeefsel pinnal, trepid, terrassid, kõik muu selline. Et võib-olla siin on kõige paremini näha see, kuidas klassikaline paekivi müür erinevatest ajastutest annab võimaluse luua eriti reljeefse ja kauni tulemuse. On 30. aastate müürid, on hiljem ehitatud müürid ja on ka mõned päris värsked, mille vahele saab istutada näiteks taimi neid kaunistamaks. Kas see nüüd nii-ütelda istutusala, mis sinna müüri kohale või ütleme selle sisse siis jääb, vajab mingisugust erilist pinnase ettevalmistust ka? No pinnase ettevalmistus sõltub väga palju sellest, mida me sinna istutada tahame. Kui meil on plaanis teha müüride sisse rodopeenar, siis ilmselgelt tuleb teha seda turba ja turbapakkidega ka ääristada, et rodol oleks oma õige kasvupinnas ehk väga happeline pinnas. Kui nüüd teha istutus hostadest, helmikpööristest, sellistest ilusatest lehtdekoratiivsetest püsikutest, siis kõige tavalisem, korralik aiamuld väikese väetisega on eelduseks küll. Kui nüüd on tahtmist kuivmüüri vahele tingimata midagi istutada, siis kõige parem on selleks harilik müürilill. Siin on ta niisuguse pisikesena ja ilma õiteta päris selline hale vaatepilt, aga kui tema ükskord oma juured siia müüride vahele ajab, siis ta tänab teid õitega praktiliselt kogu selle õitsemise aja, mis on kevadest kuni sügiseni välja. Ja selleks ei ole tegelikult vaja rohkem mitte midagi muud teha, kui siia kuivmüüri vahele panna natuke mulda. Kui see kuivmüür on värske, siis muld on siit vahelt ka esimese vihmaga jooksu pannud, aga siis tasub teda siia juurde toppida. Ja ega muud siis polegi, kui müürilill juuri pidi siia mulla sisse ja kasvab ta päris hästi. Kasta võib teda ka, üldiselt on ta hästi vastupidav ja selline tore taim. Ja ta läheb ka mööda müüri edasi, mööda neid pragusid ja kui ta ükskord õiet teeb, siis sellele pisikesele kaunile õitsejale ei olegi vastast. Vanade paemüüride vahele kipuvad tavaliselt taimed ise kasvama. Et kui seda sorti umbrohtu nüüd vaadata, ilmselgelt tema koht ei ole siin. Küll aga võiks siia alles jääda see kaua kasvanud sammal, mis võtab aastaid ja aastaid, et sellisesse seisundisse jõuda. Et siis hästi õrna käega tulebki see umbrohisid eemaldada ja jätta väärtuslik alles. Tihtilugu ei saagi juuri kätte, siis tuleb seda tihemini teha. Et alati võib küsida, kas nurmenukk peab kasvama müüri vahel või mitte. Mina arvan, et täna selle müüri vahel tema ei peaks kasvama. Ja sellega seoses võtame ta siit välja. Samuti igasugused muud seda sorti umbrohud. Hea on, kui saab juurtega kätte. Aga väga armas on, kui mõni pohl on otsustanud siit oma juured läbi ajada ja värsked võrsed kasvatada. Minu meelest on see erakordne ja kindlasti seda sorti rohimistööd ei tohiks ette võtta.
varsti on käes selline kesksuvine aeg ja lillepottide tegemise aeg samamoodi, sellepärast et varakevadel istutatud lilledest potid hakkavad juba nägema närvid välja. Et 2 olulist asja on. Esiteks, et pott oleks mõistliku suurusega. Seda sellepärast, et lilled mahuksid ära ja et niiskustase mullas säiliks normaalne, et ei peaks kogu aeg voolikuga kastmas käima. Teine hea asi, mida kindlasti tasub meeles pidada, on see, et poti sisse käib korralik muld. Ja mullas võiksid ideaalis olla juba sees niiskus hoidvad graanulid. Tore on, kui siin on ka väetist. Aga väetist võib ka panna juurde. Ja kui me väetise panemisest räägime, siis osmokoti väetised on sellised head väetised, kus taim saab kätte täpselt nii palju, kui tal tarvis on. See küll on siin roosiväetisega, tegelikult ta sobib kõikide oma raua ja muude ühenditega õitsvatele taimedele väga hästi. Ja rohkem ei olegi tarvis. Ja selle võiks siis mulla sisse ära segada. Muld muidugi ei tohi mitte mingil juhul olla eelmise aasta muld, selles potis seisnud muld, sellepärast, et seal võib olla sees haigusi ja ega seal toitainet ka eriti järgi jäänud ei ole. Ja nii nagu iga kompositsiooniga, tegelikult ka selle taimepoti kompositsiooniga oleks tark esialgu, et istutatavad taimed ilusti ritta panna ja vaadata, kas te selle kompositsiooniga ka rahul olete. Hiljem siis saab istutada nad juba õigetesse kohtadesse ja ei teki seda, et peab midagi mullast üles võtma. Kui nüüd mõni taim on potis mitmeks, siis need tasub istutada eraldi. Nüüd, kui see kompositsioon on enam-vähem paigas, siis olen ma ka verevad sõrmküparad see keskele ära istutanud kui tsentritaimed ja sinna ümber siis aed, kukke ja kannused. Ja mõtlesin ma siia panna ka metssülast, siis iseenesest on hästi armas ja õrnaõiega taim. Kui ta ära õitseb, jääb ka väga ilus leht. Ja kui nüüd istutada, siis peab tähele panema seda, et mullapind, mis oli varem, jääks taimele samasse kohta. Ja kui tundub, et esialgu see pott jääb hõre, siis seda ei tasuks väga tõsiselt võtta. Taimed kasvavad ju potis edasi. Neil peab olema pisut kasvuruumi. Muidu on tulemus selline kokku pressitud taimekooslus, kus kellelgi ei ole hea olla. Ja kui tundub, et taimed jäävad väga tihedasti tsentrisse kokku, siis võib nad hästi pisut viltu keerata. Siis välja suunas, aga seda hästi pisut. Kui mõnel taimel on näha, et külje peale tulevad tugevad uued võrsed või õiepungad, siis tasuks jätta ka nende jaoks ekstra ruumi. Siis hea oleks veel neid taime potte, enne kui te istutama hakkate, natuke vee sees hoida või siis tugevalt kasta. See on taimedel lihtsam potis juurduda. Põhimõtteliselt valmis ta ongi.